sõbrad, ma arvan, et see pole teie jaoks saladus, kui ma ütlen, et aeg ei peatu, elu läheb edasi, seda pole võimalik pausile panna ja kõik, mis tulema peab, seega tuleb. Ja jõuab kätte hetk, kus ühest noormehest sirgub mees, tal tekivad lapsed, naine, laenud ja kõik sellega kaasneb. Ühest noormehest sirgub siuke tõeline karm mees, armilise näoga, võib-olla mitte otseses mõttes, aga kortsud, silmapadjad silmal. No näha, et mehel on 1000 magamata ööd selja taga. Lapsed, naine, kõik on närvid ära söönud. Sa tunned väsimust ja sa vajad ühte tõelist autot. Tõelist isimobiili, siukest autot, mis on mõeldud nii isale kui sinu lastele, kui ka naise mugavusele. Ja siis oled valiku ees, et millist autot osta. Ühest küljest sul oleks vaja suurt, mugavat, mõnes mõttes ka luksuslikult siuke staatusele vastavat, sa oled ikkagi 40-ndates meesterahvas, kel on 3 last ja naine. Siis teisest küljest sul oleks vaja sellist odavate ülalpidamiskuludega natukene nagu enda ego jaoks autot. Ja siis sa suundud turu peale ja hakkad otsima, millist autot siis endale valida. Sul on vaja sellist luksuslikku, soliidset autot, mille roolist sa tunned end tähtsana, sellise üleolevana ja niimoodi, et ümberringi kõik inimesed arvad, et su elus on kõik hästi ja ainult sina tead, et kurat, et oota, nii 5. mul tuleb nii kodulaenumaks, nii 6. veel mingid asjad ja alles 7. tuleb mul palk. Ja ainult sina tead seda, et tankimas sa käid ainult öösiti 20 eest, et teised ei saaks aru, et tegelikult kõik asjad ei olegi nii hästi. Ja sellises olukorras mul on raske midagi paremat pakkuda kui Mercedes-Benz GL. GL oli mõeldud selleks, et välja vahetada G-klass. Mercedes-Benz arvas, et G-klass on selline monstrum, ajale jalgu jäänud kandiline koletis ja oleks vaja aeg luua juba midagi kaasaegsemat ja palju kuulima tänapäevast. Et aeg on see GL võtta liinilt maha ja kuskil matta, ma ei tea, tagahoovis maha ja unustada ära see sõidu. Aga siin tuli mängu GL-i klubi, kes ütles, et kuulge teie reis seal Saksamaal. Kui te võtate G-klassi maha, siis arvestage sellega, et me leiame teid ülesse, leiame teid pere ülesse, matame teid kuskil tagahoovis maha ja jääb teie GL turule tulemata. Sellega olekski jäänud GL loomata, aga siia mängu tulid ameeriklased ja Ameerika turg. Ameeriklased sellised vaatasid seda autot ja ütlesid, et opa, te toote midagi suurt, kaasaegset, juhitamatut sõidukit. See on täpselt meie jaoks, meie seda tahame, tooge siia, me ostame kõik teilt ära. Ja niimoodi alustaski GL oma teekonda maailmas ja põhiliseks turuks, kus teda osteti, oli Ameerika, Aasia ja Araabi maad. Mercedesest ma ei tea suurt mitte midagi. Mul pole ühtegi olnud ja ma pole ühegagi eriti sõitnud. Aga kui ma peaksin olema valiku ees, millist Mercedest osta, siis pähe mulle tuleb ainult S-klass. Selline suur, mugav, rikkaliku varustusega ja selline prestiižne. Sellega ikkagi nagu, kui sa sõidad, liigud kuskil sõprade ette tuled, siis
seda ikkagi vaadatakse. See on nagu siuke kaif mobiil. Ja GL-iga ongi täpselt sama lugu. Ta on prestiižne, ta on suur, ta võib jätta sellise, ütleme niimoodi, vale mulje sinust. Võib ka õige mulje jätta, aga suuremad osad jätab ta vale mulje, et sul on kõik hästi elus ja sa oled siuke rikas mees. Vaatamata sellele, et see auto on loodud Ameerika turule, siis Mercedes lähenes sellele autole õigesti. Ta on hea varustusega, paks nahk on siin ja üldse on ta siuke mõeldud kruiisimiseks. Ütleme niimoodi Eesti mastaabis võib-olla ei oleks õige auto, aga just Ameerika jaoks kruiisimiseks, pikkade maade läbimiseks mõeldud auto. Siin on mugav, see jõuab liikuda edasi ja tõesti, kui sa võtad ette pikad maad, siis sa siin ei väsi. Täpselt siuke õige easy auto, easy mobiil, perepea auto. Vot mis eesmärki see auto peaks täitma. Mis seis meil siis Eesti turul on nende sõidukitega? Nende hinnad algavad umbes 9000 eurost ja lõpavad seal kuskil 18-19 juures. Muidugi need, mis on 18-19 000, neil on juba mingi special variandid, bodykitid, kõik siuksed asjad külge paigutatud, sellest ka hind. Kui su rahakott ütleb seda, et me võime endale lubada kõige odavamat autot selles segmendis, siis selle ostmisele tuleb läheneda ka täie tõsidusega. Ma olen kindel, et te leiate sealt mõne variandi, mis on ka okei, aga suuremas osas on nad kõik rondid. Selleks, et nüüd osta sellist autot turu madalama hinnaga, siis te peate võtma kasutusele kõik meetodid, mis üldse olemas on. Kaarvertikalid, teostama igasuguseid kontrolle ülevaatuspunktides, kaasama mingid mootorispetsialist, kes saavad üle vaadata. Kõik onud, tädid, isad, emad, vead, õed, vennad, kõik peavad üle käima selle auto ja ütlema, mis neil viga on. Alles peale seda te võite läheneda selle auto ostule. Ja peale seda, kui te olete kõik need kontrollid ära teostanud, kõik su sugulased on öelnud, et okei, seda võib osta, siis me avame turu ja vaatame autosid, mis maksavad ikkagi 12-13 000. Sest selles hinnaklassis te tõenäoliselt leiate elusa variandi, mis ei tee teile peavalu ülejäänud selle kasutamise ajal ja ei tõmba teie rahakoti tühjaks. Kõige tähtsam koht siin autos on siin ja proovi sa oma naisele vastu vaielda. Muidu juhtub see, et naine istub rooli ja sina hoopis veedad aega siin. Aga, sõbrad, siin sa paigutad oma lapsi vanuse järgi. Esimene istub ette, teine istub siia ja kolmas siis siia kõrvale. Ja kui sa oled eriti agar ja oled teinud endale 4. lapse, siis palun väga, on ka temale siin kohta. Kuninganna koht, ruumi ja kopp võib olla natukene kitsas, aga jalad saab täiesti sirgu lasta. Ja kui sa tunned, et sa oled täitsa väsinud, tõmbad istma alla, jalad siia peale ja võid pikama sõitu nautida. Käsid veel lastele oma jalgu masseerida, mis nad ikka seal sõidavad niisama. Ja kui sul on vaja kuskil olete seisma jäänud, siis häda juhul siia väike, ma ei tea, tekk või mingi alus peale ja saab ka last mähkida. Nii et ma arvan, et see on väga ideaalne auto. Nii et ma arvan, et see on väga ideaalne auto ühe pere jaoks. Lapsed istuvad mugavalt, naine mugavalt, mees roolis on rahul, kõik austavad teda, kõik respektivad. Elu on ilus. Ausalt peab ütlema, ega ma mootorit suurt midagi ei tea. Ma tean, et eksisteerivad diislid, bensukad ja on suuremad, on väiksemad, on võimsamad, on nõrgemad ja ega sellega piirduvadki minu teadmised. Siin meil on konkreetselt diiselmootor V6, 3,2 liitrit, ei viitsi omaniku käest täpsustada. Et taga on 320, aga ma ei tea, kas see tähendab seda, et see on 3,2. Oletame, et see on 3,2. Üldiselt selle diiselmootoriga probleeme ei leia, et siukseid globaalseid probleeme mootoril ja kastil sellel autol ei eksisteeri. Ütleme niimoodi, et Mercedesel see asi on väga hästi õnnestunud.
Ei soovita teil bensukaid, kui te olete sellel lainel, et tahaksite endale bensiinimootoriga autot, siis seda tuleb kindlasti väga hoolikalt kontrollida spetsialistide juures. Need mootorid sõidavad 400-500 000 ilma probleemideta, nii et kui te leiate korraliku eksemplari, siis võite julgelt võtta. 250 000 selle mootori läbisõiduks ei ole mitte mingi number. 400-450 000 neid praegu müüjaks. Kõige tähtsam selle mootori puhul on see, et teostage õigeaegselt hooldust, aeg-ajalt laske kontrollida EGR-i, samuti turbot ja te sõidate muretult pikki aastaid. Lisaks 2 korda aastas või siis ütleme niimoodi, kui hooaeg vahetub, tuleb ka puhastada siin õhkvedrustust, et see ei läheks katki ja hakkaks mõranema. Põhiprobleem sellel vedrustusel on see, et liiv läheb selle padja ümber ja kui te nüüd vahetate asendit, siis ta vaikselt hõõrub seda lahti ja lõpptulemusena ta lihtsalt plahvatab. Konkreetselt see auto on ostetud 5 aastat tagasi ja kaugeltki mitte turu kõige odavama hinnaga. Tol ajal see auto hind oli 21 000 ja eelmine omanik oli selle autoga väga hoolas. Kõik teod, kõik tööd ta teostas esinduses. Praegune omanik on pidanud siin suurematest remonditöödest tegema õlijahuti tihendid, mis on nende põhiprobleem ja need hakkavad. Ja see on iseenesest väga kallis töö, kui te lähete seda esindusse tegema. Talle tehti pakkumine kuskil 800 €, temaga läks ostis tihendis, mis maksid vist 2 € tükk ja raiskas 2 päeva oma aega ning teostas need asjad ise. Samuti on tal lõhkenud esimesed õhkpadjad, need ta suutis ka ära vahetada. Nii et ma ütlen teile, et kui te olete otsustanud selle auto osta ja teie käed kasvavad õigest kohast, ehk siis õlgadest, mitte siit tagumikust, siis te saate seda üpris odavalt ülal pidada. Kui te otsite suurt, mahukat, mugavat, prestiiset, ökonoomset, madalate ülalpidamiskuludega autot oma perele, siis paremat kui seda Mercedes ma soovitada ei saa. Nii et sõbrad, kellel on sellised soovid, avavad Auto24, vaatavad üle, teostavad korraliku kontrolli ja nautige suve.